Regionaalhaigla Tervise pooltund. Tere kuulama Regionaalhaigla Tervise pooltundi ja tänane saade toimub Skype'i teel erandkorras, sest me räägime juttu arstiga, kes on haigestunud koroonaviirusesse ja seetõttu me temaga näost näkku kohtuda ei saa. Tiit Kivistik on Regionaalhaigla vanem arst ja veresoonte kirurg, kes on praegu kodus koroonahaigust põdemas ja tänases saates me kuulamegi tema lugu ja kogemusi. Tere, Tiit Kivistik. Tere. Olge hea, palun rääkige alustuseks seda lugu, kuidas te haigeks jäite, kuidas te ise aru saite, et midagi on valesti ja kuidas see on seni kulgenud? No minu haigus on tänaseks päevaks kestnud 10 päeva. Ja 10 päeva tagasi siis tegelikult tekkisid esimesed sellised haigussümptomid, mida ma esialgu nagu tegelikult väga haigussümptomiteks ei pidanudki. Et see oli üks neljapäevane päev ja läksin tööle. Plaanis oli 2 lõikust teha, mis oli täiesti planeeritud tegevus. Ja juba esimese operatsiooni ajal ma tegelikult tundsin peavalu. Esialgu ma mõtlesin, et vahest võib inimese ikka pea valutada ja seda enam, kui sul on eelmine päev suhteliselt selline ka pingeline olnud. Et ega peavalu peale esimese mõttena ei tuleks üldse selle peale, et nüüd on mingi haigus kallal. Ja kui ma teise lõikuse ajal tundsin ka lihastes valu, siis hakkas nagu minu jaoks mingisugune kelluke helisema, et ei tea, et kas on tõesti nüüd mingi viirushaigus külge mulle saanud. Ja kuna see teema, koroonaviiruse teema ja see on nagu aktuaalne ja üleval, siis ma selles valguses, missugused sõnumid olid juba haigla poolt antud töötajatele, et kui vähegi viirusnähtusid on, et siis võiks koju jääda, siis ma otsustasingi neljapäevasel päeval kell 2 peale siis lõikust, et ma pean lahkuma sealt haiglast kiiresti, võimalikult kiiresti. Osakonnast läbi käies ma lasin veel ennast kraadida korra. Palavikku mul ei olnud köha ega nohu ja kõik need sümptomid olid suhteliselt sellised mittespetsiifilised, et need ei viita kuidagi sellele, et just selle koroonaviirusega võiks tegemist olla. Järgmisel päeval ma läksin, kuna minu perearst on minu enda abikaasa, siis mul oli hea võimalus anda viiruspaneel analüüsid ära järgmise päeva hommikul kohe varakult, kui nende keskus veel ei olnud avatud, me käisime sealt läbi, võtsime ninaneelust proovid, ja siis neid analüüsiti selle seti järgi, mida kasutab siis Terviseamet tegelikult selleks, et skriinida, missugused viirused üldse liiguvad. Et perearstidele on selline võimalus antud 10 uuringut igas kuus tasuta teha ja lasin endal selle ära võtta ja selle vastused pidid saabuma siis esmaspäevaks. See siis analüüsi andmine käis reede hommikul. Ja siis võtsingi seda kui mingisugust gripilaadset haigust. Palavikku mul ei olnud, köha mul ei olnud, nohu mul ei olnud. Ja ootasin siis põnevusega seda esmaspäeval, et mis siis edasi juhtuma hakkab. Loomulikult ma informeerisin ka oma ülemust sel samal neljapäeval kohe telefoni teel, et mina lahkun nüüd. Et kuna ma tunnen selliseid viiruse sümptomeid endale, et asi on kahtlane ja lahkusin siis töölt. Esmaspäeva hommikul ma sain vastused, et kõik viiruspaneel, erinevad kõik sellised külmetusviirused on negatiivsed. Ei ole grippi, paragrippi. Muidugi ma olen vaktsineeritud ka gripi vastu. Ja esmaspäeval peale seda, kui ma analüüsi vastused saanud, tundsin ma ka, et nohu on. On tekkinud nohu, palavikku endiselt mul ei olnud ja köha ei olnud. Ja kuna tuli see negatiivne vastus, siis me oma abikaasaga siis mõtlesime, et okei, et kui ikkagi tegelikult on ka viirusnähud ja kõik need paneelis olevad erinevad viirused on negatiivsed, et siis võib-olla ikkagi oleks õige ka kontrollida selle koroonaviiruse osas.
ma võtsin ühendust ka meie haigla infektsionistiga, kes teatas, et okei, et haiglal on praegune seisukoht see, et kui haigusnähud on, siis istud kodus ja mingit testimist me koheselt ette ei võta. Et testimised on ikkagi tõsiste sümptomitega patsientide jaoks ja ütles, et kui sa tahad neid analüüse anda, et siis on 2 varianti, et kas kiirabi või siis perearsti kaudu. Me organiseerisime siis perearsti keskuse kaudu endale koroona analüüsi andmise ja see siis käis sedasi, et sai kokku lepitud Synlabis sealse töötajaga, et nende juures on võimalik seda anda, et sõidame autoga kohale ja siis parklas saab võtta ära selle analüüsi. Seda enam, et tegemist on meditsiinitöötajaga. Kuna naine on ka perearst, siis tema puhul oli see ka väga oluline ikkagi teada saada, et kas nüüd on tegemist koroonaviirusega, sest sellest lähtuvalt peab ka tema läbi mõtlema, mis tema töö ja ülesannetest saab. Kuigi esmaspäeval oli selge ka see, et teda tuleb ka nagunii isoleerida igaks juhuks. Ja esmaspäev võetud analüüsi vastus laekuski tegelikult siis teisipäeva, õigemini see vastus tuli esmaspäeva hilisõhtul kella 23 paiku, kui siis kolleeg Synlabist helistas ja teatas, et positiivne proov on. Nii et minu haigus hakkas suhteliselt tagasihoidlike sümptomitega, mis sugugi ei ole samasugused, kui kirjeldatakse praegu koroonaviiruse niisuguseid põhisümptome. Ja kuidas teil pärast seda tervis on olnud, kas on tulnud ka need põhisümptomid või on kulgenud selliselt asümptomaatiliselt pigem? Pigem on ta ikkagi tagasihoidlike sümptomitega, mida minul ei ole tänase päevani olnud, on köha ja ka palavikku. Palavikku ma selles mõttes, ma nüüd regulaarselt ennast kraadinud ei ole, aga kui ma olen tundnud, et nagu selline külmatunne on, siis ma olen ikkagi võtnud kraadigaasi ja kraadinud ja palavikku tõesti mul olnud ei ole. Samuti köha ja ütleme selline nohu on ka selline, mis ei ole väga produktiivne, et ei ole vajadust kogu aeg taskurätt kuskil varrukas ringi käia või otsida kogu aeg paberit nina pühkimiseks, et see on suhteliselt kõik väga tagasihoidlik olnud. Ja aga kuidas on nüüd selle 10 päeva jooksul dünaamik olnud, et kas tervis on nüüdseks juba paremaks läinud? Selle haiguse koha pealt, selle kulgemise koha pealt võiks öelda nii, et kui nendest peavaludest, lihasvaludest ja ka silmamunade valudest rääkida, siis see on nagu ooti käinud. Et on selliseid mitmetunniseid perioode, kui nagu mitte mingisuguseid sümptomeid ei ole. Ja huvitav veel, mis tekkis, oli 7. päeval tekkis ikkagi maitse ja lõhnatundlikkuse kadu. Et see on ka siuke huvitav sümptom, mida nagu väga sageli on elust ette tulnud, aga see on tõesti absoluutne maitse ja haistmismeele kadumine. Et selline sümptom veel lisaks. Ja kulus ei saa öelda, ega me tänaseks 10. päevaks, ma arvan siiski, et ma veel päris terve ei ole, aga samas ei saa ka öelda, et midagi oleks nagu oluliselt kehvemaks läinud või halvemaks läinud, et kulg on olnud suhteliselt selline rahulik ja stabiilne. Kas te ise ka oskate kahtlustada, kust te selle külge saite endale, et mingi selline hetk, et tundus, et sealt nüüd ma selle sain või mingi konkreetse inimese käest? No loomulikult, kui ma sain teada, et see on positiivne, siis millest inimene nagu mõtlema hakkab või millest arst nagu üldse mõtlema hakkab, on ikkagi see, et tegelikult see, et kellega ma nüüd kontaktis olen olnud ja kust see võiks nagu tulla. Ja kui ma siis nagu seda linti, nagu mälulinti tagasi kerisin, siis tõesti, et kui sümptomid tekkisid neljapäeval, siis esmaspäeval oli mul küll polikliinikus patsient, üks 52-aastane mees, kes astus uksest sisse mask ees küll, aga samas ise köhides, suhteliselt sageli köhides ja tuli oma käeprobleemi sinna kurtma ja täiesti plaaniline haige, kellel siis tegelikult oli diagnoositud mõned nädalad varem
meie enda haigla EMO-s oli diagnoositud A-grippi ja ta ütleski, et mul seda haigust ei ole, et mul on A-gripp ja astus sinna sisse. Arstina ma võin kindlalt väita seda ka, et ega üks haigus ei välista teist haigust ja selle koroonaviiruse suhtes ta muidugi testitud ei olnud. Et see võis olla see haige, aga loomulikult on see spekulatsioon. Ma ei ole väga veendunud, et temaga on nüüd, kui hiljem ühendust võetud ja küsitud, et kuidas temal nüüd läheb ja kas tal on need haigusnähud nüüd taandunud või mitte. Et selle kohta mul info puudub. Kas te ise nüüd teate ka mõnda juhtumit, kus teie oleksite kedagi nakatanud? Ja see teine teema oligi see, kus ma mõtlesin kohe selle peale, et neljapäeval need 2 lõikushaiget, keda sai opereeritud, et kuivõrd palju ma nendega kokku puutusin nüüd ja mis olid eelnevatel päevadel need kontaktid. Õnneks neid kontakte väga palju ei olnud ja niisugust tõeliselt, mida saab nimetada lähikontaktiks. Et see oli ainult üks patsient, kes oli see patsient, keda ma sel päeval opereerisin. Ja õnneks igal juhul sellel patsiendil võetud viirusanalüüs oli negatiivne, nii et tema ilmselt ikkagi minu käest seda haigust endale ei saanud. Et kui mõelda selle peale, milline see kontakt välja nägi, siis igal juhul, kui ma oleks väga suur infektsiooni levitaja olnud, siis oleks ta pidanud selle kindlasti kätte saama seal. Kuidas on lugu teie pere ja lähedastega? Pere on õnneks, kõik on nii-öelda asümptomaatilised või keegi ei põe raskelt mingisugust viirushaigust praegu. On küll erinevaid sümptomeid, aga need on kõik väga tagasihoidlikud. Kellelgi köha ei ole, tõsist nohu ei ole, palavikke ei ole, et on küll sellist rinnakutagust valu, aga see on ka selline väga ebaspetsiifiline. Abikaasa on täpselt samamoodi tundnud lihasvalu ja peavalu ja selliseid sümptome. Aga kas pereliikmete testimiseks te vajadust ei näe, et teada saada, kas neil siis on see haigus või mitte? Me oleme mõelnud selle peale, aga kuna see testimine ei muuda meie nagu selles mõttes käitumist ja tööle naasmist ja seda, siis tegelikult sellel testimisel ilmselt ikkagi väga niisugust praktilist vajadust ei ole. Pigem on selline arstlik huvi umbes, et kui sulgeda üks perekond, meid on 6 inimest siin nii-öelda koduisolatsioonis, et kui sulgeda nad ühte ruumi, mis on meie korter on kuskil 160 ruutmeetrit, et kuivõrd tõenäoline on, et kõik tõepoolest ikkagi saavad selle positiivse tulemuse kätte. Et see on lihtsalt selline arstlik ja teaduslik huvi selle asja suhtes, et kas tõesti tegelikult ka analüüse võttes, et kas saaks kõigil selle. Aga praktilist poolt muidugi sellel asjal ei ole selles mõttes, et me ikkagi jälgime praegu vägagi seda, mis on juhendid, isolatsiooni juhendid. Kuidas see isolatsiooni kogemus on, et te olete nüüd 10 päeva olnud isolatsioonis, et mis sellised kogemused on, mida võib-olla jagada teistega ja ma ei tea, äkki on mõni soovitus või õppetund ka, et kuidas sellega toime tulla? No tegelikult kogemus on huvitav. Kogemus on huvitav selles mõttes, et tõesõna, eks see ega meie perekondki nii palju ja nii pikalt sedasi lähikontaktis ei olegi olnud, et tavaliselt igaüks ajab oma asju ja nii edasi. Et see on paras väljakutse selles mõttes, et panna proovile kogu seda meeskonda ja kogu seda seltskonda. Ilmselgelt tekib sellises väikeses kollektiivis selliseid väikseid nägelemisi ja nii edasi, mis ongi nagu huvitav nagu kõrvalt vaadata. Mida tavapärases elus ei tule ja see soovitus tegelikult ongi see, et igaüks peabki leidma endale mingisugused meelistegevused ja sobivad tegevused, et siis tegeleda nende oma asjadega, mis võib-olla on
igapäevatoimetustega jäänud kõrvale ja millega pole olnud seni aega tegeleda, et leida lugemist, leida pooleli olevaid selliseid tegemisi, koolitöid, õppetöid, kõike, mida iganes selleks, et oma aeg nagu kasulikult ära sisustada. Loomulikult haigete inimeste jaoks, või kui sul on sümptomid, siis arstina ütlen ma seda, et mõistlik on alati võtta see haigena tundmise perioodil ollagi haige, see tähendab, et vältida igasugust tegevust, mis võiks energiat kulutada ja puhata. Et kõik see tegevus, mis võiks nagu sinu energiavarusid kustutada, siis sellest peaks loobuma. Sealhulgas siis video või Skype'i koosolekute pidamine töökaaslastega mingisugusel stressi tekitaval teemal, kuigi füüsiliselt on võimalik seda ka ju haigavoodis teha. Aga... Just. Seda ma silmas pean, et tegelikult ka ajutegevus on päris suur energiakulukas tegevus, et see võiks piirduda ikkagi selles haigusperioodis, võiks need inimesed ikkagi tegeleda sellega, mis väga suurt ja sügavat mõtlemist ei nõua ja täiendavat stressi inimesele ei tekita. Et kutsun küll üles olema, et need, kes ikkagi haigena ennast tunnevad, et ka oleks haiged sellel perioodil ja võib-olla magakski rohkem ja puhkaks ja katsuks nagu säilitada seda oma energiat selle haigusega võitlemiseks. Kuidas te suhtute õues käimisesse, et siin on ka nagu arvamusi, et kui sa nagu tunned ennast hästi või otseselt ei ole ka positiivsena testitud, et siis niimoodi ööpimeduse varjus korraks õue minna, kui teisi inimesi ei liigu, ei ole väga suur risk, et mis te sellest arvate? Ja selle koha pealt ütleme nii, et ega selle koha pealt ju Terviseameti poolt juhiseid ei ole, et kuidas peaks nagu käituma. Aga arstina ma siiski ka arvan seda, et võttes arvesse, kuidas see nakkus toimib, siis tõepoolest, ega haigena ei pea olema 24/7 toas kinni ruumis ja minu isiklik kogemus on küll see, et mina käin samuti korra päevas ikkagi väljas. Selleks ma siis tegelikult sõidan kuskile metsa, teen koeraga jalutuskäigu, et ma ei arva seda, et see tõstab olulisel määral nakkuse riski. Sedasi, kui inimesel on selline võimalus mitte kasutades ühistransporti, liikuda metsas. Siis muidugi tuleks minna sellisesse metsa, kus ei ole rahvamatka parasjagu käimas, sest inimesed ka kurdavad, et kui minna populaarsetele terviseradadele, et siis seal on rahvast sama tihedasti võib-olla kui tipptunnil autobussis. Loomulikult inimesed on erinevad ja nagu see haigus ka näitab, on ka kliinilised sümptomid erinevad. Et ma ei kutsu kindlasti üles neid inimesi, kellel on tõsine lahtine nohu ja kes aevastavad ja köhivad kogu aeg, et siis need võiks küll koduseinte vahele enam jääda. Et neid ma üles ei kutsu metsa minema. Aga kui sul ei ole selliseid lahtise nii-öelda viiruse leviku värateid, selliseid, mille kaudu kogu aeg saaks nagu keskkonda seda paisata, siis on põhimõtteliselt selline karantiin täitsa mõistlik, et ikkagi kord päevas väljas ka käia. Me oleme alles olnud põhimõtteliselt 10 päeva karantiinis, et see on suhteliselt väike aeg, et kui siin vaadata seda, et missugust kogemust jagavad inimesed, kes on juba 2 kuud isolatsioonis olnud, siis kindlasti need, ütleme, sellised vaimsed probleemid ja psüühilised probleemid, need hakkavad alles tulema siis, kui juba see 2 nädalat täis on ja nii edasi. Ma usun, et see, kui peab pikemalt ikkagi isolatsioonis olema, siis me saame ka tunda seda, mida see tähendab, see täielik isolatsioon. Mis teie edasine plaan on, kui üldse saab plaanidest praegusel ajal rääkida, et kui teil nüüd tunnete ennast tervena ja saab teatud aeg haigestumisest mööda, et millal te siis nii-öelda tavaellu plaanite naasta ja olete mõelnud ka seda, millal te tööle saate minna? No tööle minemise suhtes on ikkagi haiglal pandud nagu täpselt sellised reglemendid peale.
ja ma ei tea, kas praegu see on see koht, kus nagu see üle korrata, et missugune on meie haiglas nüüd. Igal juhul ma tean seda, et testimist tagasi tulevatele töötajatele tänase seisuga ei ole planeeritud teha ja kui on 2 nädalat see haigus nagu kestnud, siis põhimõtteliselt, kui sa oled 48 tundi ilma palavikuta, ühesõnaga normaalse kehatemperatuuriga, kui sul ei ole ühtegi viirushaiguse nähte 24 tundi, siis põhimõtteliselt võid sa tööle naasta. Ja kindlasti on see tööle naasmise teema nagu nende puhul nagu natukene lihtsam, kes on tõeliselt tõendatud selle haiguse nagu läbi teinud. Sellepärast, et ma olen ka seda usku, et tegelikult ikkagi immuunsuse me saame selle haiguse vastu ja kui ikkagi uskuda seda, et 2 nädala möödumisel testitud haigetel ikkagi selliseid eluvõimelisi viiruseid enam kuskilt ei eritu, siis need inimesed, kes on selle läbi teinud ja tööle naasevad, siis nad põhimõtteliselt oma ümbritsevale keskkonnale enam väga suurt mingit ohtu ei oma. Küll aga on hoopis teine teema nendega, kes on nüüd siis lihtsalt kontaktsena olnud karantiinis ja tagasi tulevad ja ei ole seda läbi põdenud, siis jätkuvalt nemad on ikkagi need, kes on potentsiaalsed levitajad sellele haigusele. No selle immuunsuse teemal on ka, ma ei oskagi öelda, kuivõrd tõenduspõhised need arvamused on, aga igal juhul päris autoriteetsetest allikatest tuleb infot, et 100% kindel ei ole, et kas see immuunsus ikka tekib ja on mõned üksikud juhtumid küll Aasias vist olnud, kus väidetakse, et inimesed on seda haigust ka korduvalt põdenud, et mis teie sellest arvate? Eks me saamegi ainult arvata, meil ei ole tegelikult tõepoolest need tõendid on väga sellised, väga vastuolulised ja ilmselgelt on need üksikjuhtumid ja kuna ikkagi täna need samad testid, mida kasutatakse selle positiivseks või negatiivseks, on ikkagi vägagi palju vale positiivsed ja vale negatiivsed nende hulgas, siis kõikide nende üksikjuhtumite puhul, kus väidetakse, et patsient on võimeline ka 2 korda nagu järjest seda haigust põdema, siis need on väga kaheldava väärtusega nagu selles mõttes faktid. Et seal võib olla ikkagi tegemist sellega, et on olnud tegelikult kas vale positiivne või vale negatiivne analüüsi vastus. Kuidas te hindate praegu seda, kuidas Eesti on selle viiruse puhanguga hakkama saanud, et mis teie kui ühe siis vägagi asja sees oleva inimese arvamus sellele on? Ma arvan seda, et ka arstkond ja ma võtan nagu ikkagi iseendast lähtuvalt, ega kui keegi küsib minu käest, et kas ma uskusin seda, et see nii-öelda nakatumine on nii lihtne tulema, siis kindlasti mitte. Et minu jaoks oligi kõige šokeerivam see, et mina, kes ma tegelikult eesliinil nagu väga ei tööta ja puutun ka kokku just oma patsientuur on mul selline, kes ei ole nii-öelda väga aktiivne reisija ja liikujad, et need on sageli sellised inimesed, kellel on krooniliste haiguste tõttu nad väga niimoodi liikvel ei ole ja sain selle haiguse ikkagi suhteliselt kohe nagu kätte, siis ma arvan seda, et ega need ootused nüüd selle valmisolekuks ja hakkama saamiseks on suhteliselt sellised, et need on väga spekulatiivsed küsimused, et nendele ei saagi nagu väga otseselt vastata. Kui teie küsimuse juurde tulla, et kuidas on Eesti hakkama saanud, siis ma arvan, et me oleme hakkama saanud. Muidugi, et tagantjärgi võib tarkusena öelda, et võib-olla me oleks pidanud reageerima varem teatavatele asjadele ja natuke karmimalt, aga need ei vii kuidagi praegu tänases seisus edasi. Et meie kõigi jaoks on see tõenäoliselt ikkagi üks esimene õppus, selline õppus, millega me ilmselt tulevikus hakkame veel kokku puutuma.
No siin on nii Terviseamet kui siis ka kriisikomisjon andnud konkreetseid soovitusi inimestele, kuidas käituda, et kas teil neile lisaks on võib-olla isiklikust kogemusest veel mingi soovitus, et mida kindlasti silmas pidada, et kuidas ennast siis hoida tervena, kui seda haigust pole veel õnnestunud enda külge saada, et äkki oskate veel midagi lisaks mingisuguse näpunäite anda? See jah, et kui eelmise küsimusega põimida seda, siis nüüd natukene mõeldes selle peale, siis mulle, mina, kes ma isolatsioonis olen, ma ei tea ju muidugi, missugused on seisused, kui palju on rahvast poodides ja sellistes igapäevaelu puudutavates sõlmpunktides, kus hästi palju rahvast koos käib, et kuidas inimesed käituvad, et mul on raske hinnangut anda sellele. Aga kindlasti ma leian seda, et inimesed peaks seda uskuma ja selles osas kindlasti väga jälgima seda ja mõtlema seda oma igapäevast käitumist seda, et kas mul on vaja minna sellistesse kohtadesse, kus on enam inimestega kontakti, seda füüsilist kontakti. See tähendab seda, et kui on ikkagi vaja toidupoodi minna, siis ei minda sinna mitmekesi ja nii edasi, et keegi üks inimestest käib ära seal ja tõesõna, et mõeldakse enne läbi, kui sinna poodi minnakse, et mida on vaja ja võetakse need ja siis kiirelt lahkutakse nendest kohtadest. Et see on asi, mis mulle tundub, et mida nagu võiks nagu jagada rohkem nii meedias igapäevaselt, et seda võiks kogu aeg nagu meelde tuletada ja kogu aeg korrata, et see on see koht, millega ilmselt on võimalik seda levikut nagu pidurdada ja aeglustada seda levikut, mida ongi meil tegelikult täna vaja. Meil on vaja aega ja akent seda, et need numbrid väga kiirelt ei kasvaks. Aitäh teile, Tiit Kivistik. Me rääkisime regionaalhaigla vanemarsti veresoonte kirurgi doktor Tiit Kivistikuga, kes on ise praegu kodus koroonaviirusesse nakatanuna juba 10. päeva, aga on tervenemas ja soovime teile siis head paranemist ja te kuulasite regionaalhaigla Tervise pooltundi koroonaviiruse eriepisoodi. Aitäh kuulamast, mina olen Hando Sinisalu. Regionaalhaigla Tervise pooltund.